Täna oleme siin Saku kiriku ehitusplatsil koos sihtastuse Saku kiriku ehitusprojektijuhi Ardon Kaarmaga ja Vormsi ehitusmeistri juhataja Antti Tammisaarega. Ja tahaksime rääkida natukene päikesekatusest. Ardon, sina tulid kunagi selle ideega välja, et ehitada kirikut päikeseenergia lahendusega. Ja praegu näeme, et kirik on päikesepaneelidega siin püsti. Mis tunne praegu on? Praegu on päris hea tunne, et kui ma võtan telefoni välja, siis ma vaatan, mida see päikesepaneel katus teeb, sest ta hetkel näitab, et ta toodab elektrienergiat ja täpsemalt siis 23 kWh langeb sinna päikeseenergiat peale, mis toodetakse siis elektriks. Ja see mõte tuli tegelikult sellest, et kuna mul isa on siis ka 2 kirikut üles ehitanud, siis ma olen nagu väiksena seda protsessi näinud, et kiriku ehitamine on alati hästi huvitav, ta on küll ka kallis protsess, aga kui see kiriku ehitus saab läbi, siis langeb kogu see ülalpidamine koguduse õlule. Ja kui me ehitame uue kiriku, siis peab mõtlema ka sellele, et kuidas seda kirikut siis hiljem üleval pidada, millised on need tekkivad kulud. Ja sellest tuligi see mõte, et tekkivad kulud võiks tõmmata võimalikult nulli, et kogudusel jääks rohkem ressurssi erinevate tegevuste jaoks, mitte nad ei peaks hakkama neid majanduskulusid maksma. Et pigem kulutame natukene ehituse perioodil rohkem ja hiljem siis naudime seda vabadust, mida meile päike annab. Kuidas konkreetselt see süsteem toimib? See süsteem toimib selliselt, et päike tuleb pilve tagant hommikul välja või tõuseb üles ja hommikul kuskil 6:30, nii kui päikesekiired või valgus siis sellele paneelile peale hakkab paistma, siis hakkavad need paneelid elektrit tootma. Ja see elekter müüakse siis võrku või tarbitakse siin samas kirikuhoone kütteks ära. Siin on ju ka maaküttesüsteem. Jah, siin on maaküttesüsteem, et lisaks selles mõttes, et päikesepaneeliga ei köeta hoonet, vaid sellega toodetakse elektrit. Ja lisaks siis sellele oleme hoonesse pannud suhteliselt ökonoomse küttesüsteemi, mis on maaküttesüsteem, et ta tarbiks võimalikult vähe elektrit. Ehk siis ühest küljest me toodame elektrit, teisest küljest me tarbime elektrit, aga müüme ka võrku elektrit. Antti Tammisaar, kuidas on ehitada kirikut päikesepaneelidega? Kas see on midagi erilist? Kirikut ehitada üldse on midagi erilist ja kindlasti päiksepaneelid annavad sellele lisaväärtust. Kui rääkida ehitusprotsessiliselt, siis tegelikult nagu väga suurt vahet ei ole, et küll roovisammud on teised ja roovimaterjalid on natukene paksemad, aga ehitusmaksumuses ja tehnoloogiliselt nagu ehitusprotsessis siis tegelikult on põhimõtteliselt sama, mis on tavalisel katusel ehk siis plekkkatusel või siis kivikatusel. Pöördun jälle sinu poole, Ardon, et kas see on väga kallis lahendus? Päikesepaneeli lahendus tavapärasest katusest on circa 30–40% kindlasti kallim. Ja lisaks ka tuli ehitusaegselt tulid mingid muudatused tulid piksekaitses, mida tuli siis ringi mõelda, et ei saanud päris tavapärasest lahendust kasutada, aga see minu arust ei toonud näiteks mingisugust lisakulu juurde ei toonud. Mitte oluliselt, jah. Aga siis tänan teid Palun. Ja õnnistust!